Eesti edukaima pallimänguala rõõme ja muresid lahkab võrkpall 24 saade Kuldne Game, kus iga punkt loeb. Taustajõuna hoiab mängul hoogus ees Kredit 24. 24 Euroopa paremat naiskonda, 17 mängupäeva, 76 mängu ja 3 medalikomplekti. Mesdames, monsieur, ladies and gentlemen, Hölgame S. Suraim ehk daamid ja härrad, ajalooline naiste Euroopa meistrivõistluste finaalturniir on Eesti võrkpallikoondise osalusel algamas ja selleks puhuks läheb nüüd ja praegu eetrisse EM-i teemaline Kuldse Game'i erisaade. Pikema sissejuhatuseta ütleb Karin Aldo neljapäeva õhtupoolikul, mil me seda saadet lindistame. Tere meie tänastele saatekülalistele, esmalt kahekordne Nõukogude Liidu karikavõitja ja Euroopa karikasarja hõbemedalist, Eesti kõigi aegade üks edukamaid võrkpallureid, endine Eesti koondise peatreener Anu Karavajeva. Tere, Anu! Tere, ma hakkan juba mõtlema, et ma olen tõesti hea. Ja teiseks endine Eesti ja Soome koondise peatreener, täna Audentese spordigümnaasiumis noori võrkpallineusid treeniv Peeter Vahtra. On samuti au, tere ka sulle! Tervist! Enne veel, kui me hakkame rääkima kõigest muust, siis olge head, Anu ja Peeter, öelge, kuidas teie võtsite vastu selle EM-ile pääsu hetke jaanuarikuus, kui me selle mängu Soomega pidasime? Kuivõrd suur eriline päev ja õhtu see teie jaoks oli? Loomulikult suur päev, sellepärast seda oodati ju pikka aega võib öelda ja selle nimel tehti tööd. Ja õnneks on meil nii head treenerid praegu, et töö on tehtud hästi. Peeter, kuidas sinul oli? No, ütleme, värin oli päris kõva sees ja kui sügisene augusti lõpust esimesed 4 mängu läksid ju väga hästi, juba see Tšehhi alistamine ja kui tekkis juba reaalne võimalus enne 2 viimast mängu, mis talvel olid, et see on olemas, kuidagi sisetunne ütles mulle septembris juba, et ta tuleb ära, ma ei teadnud kuidas, aga ta tuleb ära ja rõõm oli ääretult suur. Millal sina, Anu, uskuma hakkasid sellesse imesse? Tegelikult ma ka Andreiga olen väga palju rääkinud ja me oleme väga palju kohtunud ja ma ei oska öelda, mingi pärast ma arvasin, et nad Soome võidavad. Vot seda ma tõesti arvasin, et seekord nad võidavad selle Soome. No te olete mõlemad Eesti naiskonna peatreenerid olnud varasemalt. Kas nüüd oli kerge tunne ka seda EM-valikturniiri vaadata kõrvalt, et ei pidanud ise seal väljaku kõrval neid hetki läbi elama? Või on just pigem vastupidi, et sellistel hetkedel oleks hea meelega neid hetki läbi elanud? No mina ütlen omalt poolt, et eks ma ikka elasin natuke üle ka siin seda Tšehhi mängu käisin vaatamas ja peaaegu kõiki mänge. Ja mul on tore asi selline, et kui ma hakkan närveerima, siis ma lähevad kõrvad ja siis vanad mängid ütles, et kuule Anu, sul juba ükskord punane. Et natukene nagu kui läheb juba nugade peale, siis ikka närveerid. Mis sa teed? Sinul, Peeter? No ütleme niimoodi, et ei olnud kerge, kui ikkagi, nagu Anu praegu ütles, et kui ikkagi asi juba kibedaks läks, siis tegelikult tohutu soov oli ju, et juhtuks see ime. See oli ju ime terve Euroopa jaoks, mis nagu mulle tagasiside tuli, et selline positiivne asi, aga ega kerge ei olnud väristada seal. Kus siis nii-öelda öeldi, et see ime või uudis oli, sul on ilmselt välismaal päris palju tutvusi, et seda ei usutud ilmselt välispool ka? Ei, absoluutselt ja Soomest esimesena selliseid õnnitlused Eestimaale, kogu Eestimaale ja tagasiside ja Soomest, Poolast, Venemaalt. Moskva tuttavad reageerisid võrkpalliliidust koheselt, et suur asi tegelikult ja väga südamest tulid õnnesoovid. Anu, sina kogu Eestimaale. Oled ka mänginud mujal, kui palju sulle neid õnnesoove tule või neid märguandeid? No ma ütlen ausalt, et ega mulle eriti ei tulnud, sest ma ei suhtlen küll, aga lihtsalt nad ei ole asjaga nii palju kursid, et minu nagu see generatsioon on natukene vanem. Mul võib-olla oli tore see, et Eesti treenerid isegi mulle helistasid ja ütlesid aitäh. Ma ei saa öelda, et seal ma midagi suurt olen teinud, aga mul tuli meelde üks juhus, et kui ma kommenteerisin, kui mehed esimest korda Poolat võitsid. Ma kusjuures alles vaatasin seda videot paar päeva tagasi ja seal oli Anu ja Lembitu Kuuse, eks ole? Just, ja siis kui Lembitu küsis, et mis sa arvad, ma ütlesin, et ma pigem olen vait. Ma tõesti ei uskunud seda, et kui nad läksid, et tegelikult oli samasugune rõõm, kui need mehed selle Poola võitsid, tõesti, see oli fantastika, et tüdrukud ka, et kindlasti kõik, kes teavad, on rõõmsad selle üle. Et ikkagi need teavad, et
oled Eestist. No sissejuhatuse jätkuks ma küsin sellise laiali valguva küsimuse, et mis see Eesti koondise edu siis oli, miks meie naiskond EM-ile pääses? Loomulikult üks asi, millest me ei saa üle ega ümber, on lihtsalt see puht fakt, et nüüd on 24 naiskonna, mitte 16, nagu varem EM-il, aga ütleme, mis selle Eesti tänase naiskonna siis on nii heaks teinud, et me ikkagi 24 hulka saime selliste riikide ees nagu näiteks Tšehhi, kes siin Euroopa liigas tänavu väga hästi näiteks mängis, eks ole. Et mis see Eesti edu võiks olla? Ma ei tea, ma arvan, et Peeter on kindlasti rohkem selle asjaga praegu kursis, et Peeter võib-olla seletab natukene täpsemalt seda asja, ma ise arvan ikkagi, et kõigepealt see, et tüdrukud mängivad välismaal. See on nii suur emotsionaalne ja ka füüsiline ja kõik ja nad on nii vormis ja eks nad on siin ka saanud hea kooli, ega muidu neid sinna ei kutsuta. Aga ma arvan, et see on ikka üks suur eduvõti meil. Mida Peeter arvab? Kindlasti olen samal arvamusel Anuga, et välismaal profina mängimine individuaalselt valmistab ja mängija hoopis teistmoodi ette kui meie tingimustes. Teine asi, minu meelest treenerite tiim on teinud super tööd ja Eesti võrkpalliliit ju on tegelikult loonud meie mõistes väga head tingimused. Terve eelmise suve, see oli esimene pikk suvi, mida mina mäletan, et nad said täis professionaalse koondise suve. Nüüd veel jätkub see, et see lähenemine ka võrkpalliliidu poolt on muutunud täis professionaalseks, treenerite staff töötab professionaalselt, mängijad on profid ja ütleme see koostöö, võistkonna selline ühtsus, kõik selline, et see tiim on valmis ka suurte ja tugevate vastu minema. Mina arvan küll. Tuleme natukene siis ajas tagasi. Anu, sina olid 90. aastatel Eesti naiskonna peatreener. Ma pean tunnistama, et mina siis alles nägin ilmavalgust ega ma väga hästi neid 90. esimesi pooli ei mäleta küll ei võrkpallilis ega ka mingis muus alas, aga räägi, milline see Eesti koondis ja selle toimimine tol ajal oli? See oli ju Nõukogude Liit oli äsja lagunenud, uus riik, uued asjad. Kuidas see asi seal käis üldse? No ma ütlen, et tõesti see oli nii, et igas asjas öeldi sulle, et hoia raha kokku, isegi nii meeles Villu on, meil on ühest külast pärit, ta ütles mulle ära siis märkidega laristada tagasi. No selline oligi suhtumine, aga kui mängijaid võtta, siis mängijad olid tegelikult super siis. Mul on õudselt kahju, et ei olnud siis seda raha, et ma oleks õudselt tahtnud. Ma arvan, et Peeter on minuga selles osas nõus. Oli Reetsep, oli Ela Lillemaa, oli Kädi Kööba, Tiina Talv, Kadri Vili veel. No igaüks isiksus, nii elus kui võrkpalliplatsile. Et me oligi nii, et käisime ainult Spring Cupil, mis oli pikk turniir, keegi polnud selleks valmis. Keegi, sest kui tuli kas 5 või 6 mängu järjest, 1 vaba päev. Ja enne seda me olime koos kõige rohkem 7 päeva. Et võib-olla minu elu üks paremaid esinemisi on siis, kui me käisime Rovaniemil, ma ei oskagi aastat öelda, ma olen veel vanem, kui sa ütled 90-ndal, sind ei olnud mind. Ma võin veel varematest aastatest rääkida. Et siis käisime Rovaniemil ja tulime sinna ja tõesti, Peeter teab, seal olid Saara ja Riika ja Sadu ja täielik profitiim, kes mängisid hiljem igal pool, eks ju. Ja me tulime sinna ja me 2 korda võitsime neid 3-1. Nad esimese mängu juurde ütles, et me ei olnud veel päris valmis. Ma ütlesin, valmistuge järgmiseks päevaks, siis naersime niisama. Ma olin 100% kindel, et me lähme võitlema, sest me olime 1 kord võitnud. Aga ma ei uskunud, et me võidame ka teise. Et siis mängijad olid head. Aga meil ei antud võimalust ja ma ei süüdista mitte kedagi selles. Et ma olen õudselt õnnelik, mida Peeter siin mainis, et see alaliit nii head tööd teeb. Hanno on väga vaimustav seal ees ja siis on, eks ju, absoluutselt kõik need noored poisid, kes seal on ja tüdrukud ja isegi mitte noored, nad kõik teevad tööd ja mitte ainult meestekoondise nimel, nad teevad seda ka naistekoondise nimel. Ja kogu Eesti võrkpalli nimel. Absoluutselt. Jaa, olen täpselt samal arvamusel ja mäletan hästi neid aegu ja neid mängijaid, keda Anu nimetas ja mäletan ka seda, ma ju töötasin siis Soomes ja paljud mängijad olid siis kas minu noortekoondises või klubis ja need, keda Anu nimetas ja tõepoolest favoriidid enne neid kohtumisi paberil olid soomlased, aga ma mäletan ka neid norgusnägusid, mis nad pärast seda, kuidas koju tuldi seal ja laiutati käsi, et kuidas see võimalik on, ei tea miks, aga vastus oli see, et vastus olid väga tugevad isiksused, kes oskasid võrkpalli mängida, mitte ainult, ei olnud ainult selle füüsise peal ja muidugi tol ajal, Soomel hakkas see
tugev põlvkond nagu kasvama, aga nagu liiga vara Soomes hakati nendest rääkima juba ülivõrdes enne kui asi väärt oli, see võttis kõik aega. Ma mäletan ju Riika ja Saara kasvamist väga hästi ja kõik ei läinud ainult ülesmäge, oli seal ka väga... Nad olid ju mõlemad sinu klubis, eks? Ja mõlemad olid ju treeningkeskuses Varalas ja kõik, et hästi kaua tunnen, aga et see oli Soomele valus kaotus ja need mängijad tõesti, kui need oleks saanud, need Eesti mängijad, keda siin nimetasime, tol ajal kaua koos olla, sest nad Soomes olid igas oma klubis väga kõvad tegijad. Nendest räägitakse, kes mäletavad siiamaale. Aga kuidas tollal siis käis 90-ndatel see EM-idele pääsemine, kuidas see valikturniirid ja kas siis sealt Eesti ei võtnudki osa või? Ei võtnudki osa, mina tulingi peale seda, kui nad mängisid, minu meelest oli Valgevene oli neil, ma ei teagi, ja nad kõigile kaotasid. Ja ikka päris tugevalt, Valgevenel muidugi on praegugi raske vastu saada, aga lihtsalt leiti, et ei ole perspektiivi ja muuseas siiamaani mul on naiste eest natukene nagu selline, kripeldab, et ma ei võidelnud nendest, aga kus sa võitled, kui mul raha ei oleks? Oleks ma miljonär, mis siis viga? Paneks 3 võistkonda välja, igal pool on, et ilma rahata sa ikka mängima ei lähe. Aga siis tekkis mingil hetkel Eesti naiste võrkpallis ikkagi selline mõõn, kus ütleme, need Nõukogude Liidu ajal veel mängijaks saanud naised olid lõpetanud ja uusi kas vist peale ei kasvanud nii kiiresti? No ma arvan ka, et siin eelkõige esimene probleem oli see, et naiskonda ei saadetudki välja ja siis on kerge see mõõn tekkima, ega ainult see, kui me aastas korra käime Spring Cupil, ise teame, eks ole, see Spring Cup oli selline kevadene kontrollturniir, et see ei ole Euroopa võistlused tegelikult, eks ole, suured maad, Spring Cup lõpetati sellepärast ära, et suured maad hakkasid juunioride koondiseid välja tooma, kuna juunioride EM oli tulemas ja siis see läkski selliseks, vajus nagu ära ja kui see oli siis ainus väljund, siis mängijad ka ju keskendusid oma klubi tegemistele ja tekkis, auk tekkis eelkõige selle pärast ja seda oli ju 2000 alguses veel jätkus ikka ja siis võeti veel tegelikult 2008 võtsime koondisi kokku ja pärast seda veel tekkis ju auk sisse, et ühesõnaga, et nüüd alates siis 2012, nüüd on järjest läinud. Et ütleme, see rahaline pool tänapäeva spordis, tahame seda või ei taha, see mängib ikkagi väga suurt rolli. Loomulikult. Aga kui me vaatame seda, et Eesti naisvõrkpallurid on nüüd pääsenud välismaale mängima, mehi ja naisi täna siis koos umbes 40 välismaale mängima, see on meeletult suur number ühe väikese riigi jaoks ja me arvestame meil Eestis ka tegelikult meeste tasemel on täiesti korralik liiga, kus ka mitmed koondised mängivad. Et kus need naised sinna välismaale mängima pääsid, tänu millele see kõik on juhtunud? Te olete ikkagi mõlemad asjad sees olnud, oskate äkki öelda, tänu millele meil täna nii palju naisi välismaal on pääsenud mängima? No mina arvan, et Peeter, see, et nad hakkasid juba sinna Soome tulema, võib-olla, mitte võib-olla, vaid päris kindlasti tänu sinule ka paljud tulid ju sinna. Ja sealt juba hakkas edasi nagu see Eesti tutvustamine, et keegi ei silma kuskil seal mingid karikamängud ja võt minu arvamus on selline, et ega siis niisama ei kutsuta mitte kedagi, kuigi võib-olla mul on natukene need tuttavad on seal mul Saksamaal meister ja karikavõitja, kes oli treener, ta lihtsalt ei leidnud meie mängijatest, ma viisin küll neid videoid sinna aga lihtsalt ta ütles, et tead, et mul ei ole midagi teha selle mängijaga, sedasi. Lihtsalt võib-olla liiga kõrge tase on see, mingisugune Saksamaa seal. Kohe astuda Eestist. Aga Soomest ma arvan, et Peeter on kindlasti väga palju sellele kaasa aidanud, et üldse meie mängijad on kuskil silma paistnud. Võtad vastukiituse, ma arvan. Aitäh, aga tegelikult ma arvan, et eks siin on väga tubli noorte klubide töö, et üldse, kus see mängija, eks ole, alguses saab. Ja siis läheb juba kõik järjest, tuleb siin Eesti noortekoondis, Eesti täiskasvanute koondis, kus juba läbi valikturniiride saab ennast näidata. Loomulikult Soome on kõige lähem koht, kus on väga korralik tase ja kui mängija juba pääseb Soome mängima, see on nagu hüppelauaks, nagu siin oleme näinud ilusti Kristiine Miilen, Kertu Laak, et minu meelest on õiged otsused. Paar aastat Soomes, sealt edasi. Võib-olla pea ees kohe tormata Itaaliasse, istuda kuskil pingi otsa peal, võib-olla see ei ole õige lahendus, aga et Soomes mängida, tõestada, et sa oled tõeliselt kõva, siis kui Soome jääb kitsaks, palun siis edasi ja kui praegu ikkagi mängijad on juba Prantsusmaal, Kreekas, Itaalias, mida me siin väiksest Eestist veel tahame, et Soome mängijad ei ole Itaalias.
See on kusjuures eriti huvitav, et meie eks ole kasutame seda hüppelauda, aga juba praegu tundub paremini ära kui soomlased ise. Ja? Absoluutselt, jah. Kui tugev see Soome liiga tänasel hetkel naistes on, siis Euroopa on ta 10 tugevama liiga hulgas või? Umbes midagi sinna. Juba raske nii öelda, ütleme nii, et mehe mõistes ta on tugev, kuna seal oli 3 välismaalase piira, nüüd on vaba. Ütleme nii, ja soomlased on hakanud valima väga häid välismaalasi. Mäletan seda aega, kui Soomes töötasin veel, et siis välismaalane võeti sellepärast, et ta kas on teist naha või lihtsalt välismaalane. Tihti lõpuks oli ta pingil ja oldi tegedate peale, et peab veel raha ka maksma selle. Nüüd ikkagi soomlased testivad, kui ei meeldi saadavad minema, kui ei meeldi saadavad jõuluks koju, et nad välismängijad teavad, et see on väga tõsine töö tegemise koht. Ja kui need klubid on ikkagi niimoodi juba komplekteeritud, osalevad kõikides eurokarikasarjades, no siis juba sinna tahetakse tulla. Soome on turvaline maa, ausalt makstakse. Palgad makstakse ilmselt ära, lubatud pigem enne kui pärast tähtaega. Jah, ütleme, et Lõuna-Euroopas tihti võib natuke jääda kripeldama need asjad. Minu teada on meil mõned koondised siiamaani ootavad oma eelmise aasta rahasid. Ja samas ka Soome enda mängijad on oma hinna nii kõrgeks löönud, et kui nad Soome klubi soovib neid palgata, kuuldavasti nad küsivad sealt rohkem raha kui välismaa. Et tegelikult on tugev liiga nüüd, kas oskan öelda, et 10, ma arvan, et Euroopas 10 hulgas kindlasti, jah. Nii et see ikkagi on oma ette kvaliteedi märk, et ütleme Soome meisteliiga võib-olla päris 10 hulgas ei ole, jah. No selge. Mis me sellest, ütleme, välismaale mängima pääsemisest veel võiksime rääkida? Eks ikka kontaktid ongi nii, nagu Anuga siin Peetrit tõi välja, et ja me näeme meistekoondise puhul ju samamoodi Georgi Kretsu. Sisuliselt kas iga mängija või iga teine mängija, kes Eestist välismaale siirdub või klubi vahetab, seal on ikkagi Kretsu käsi või siis sõna otseses mõttes mängus. Et see on hästi oluline, et sa pead selles nii-öelda maailmas sees olema. Kui sa siin ainult Eestis tegutseksid oma klubidega ja teaksid ainult Eesti võrkpalli, siis oleks ka väga keeruliselt mängijaid välismaale saada. No siin on kindlasti, see on üks tegija, aga jube positiivne on see ikkagi, kui rahvuskoondis, juba vanemad juuniorid, mehed, naised lähevad valikturniiridele. Valikturniirid kubisevad agentidest, sealt ju otsitakse mängijaid. Ja kui sinna lisandub veel hea sõna, kelle treenerilt, kes veel siis toetab, aitab neid, küsitakse, et mis üks asi on, eks ole, mängupilt, enesi, kes see mängija on treenijana, inimesena, et veel selline hea sõna ja kui siis paar mängijat juba läheb, see on juba hea sõna, ja siis see läheb nagu see, nagu öeldakse, see uks läheb kogu aeg laiemale. Et ma usun, et see Eestis, me oleme selle ukse saanud päris hästi juba laiali. No me hakkame vaikselt jõudma sinna, kus me tänasel päeval oleme, aga ma küsin, kas see, et Eesti naiskond on täna selline, nagu ta on, et ta osaleb igasugustel valikturniiridel, ta tegutseb professionaalselt, nüüd ütleme siis teist suve, kas see on miski, mida teie usute ja näete, et see jätkub ka tulevikus kindlasti nii, või on see hetkel veel teie jaoks küsimärk, et kas see Eesti naiste koondis ikkagi, me võime öelda, et tal on selline kindel tulevik ees ootamas? Ma arvan küll, et on, sellepärast väga rumal oleks nüüd seda asi pooleli jätta. Isegi ükskõik, kes seal eesotsas on, et see oleks ju praeguse situatsiooni juures täitsa rumal. Et ma arvan, kindlasti tegutseb. Ja mina väga loodan jah, et kindlasti et töö jätkub, et tuleks uusi noori mängijaid, alati võib nii mõelda, et neid on vähem, kui me tahaksime. Loomulikult, jah, meil ei ole pikka järjekorda ukse taga, aga on ikkagi üht-teist näha, et väga loodan, et niivõrd suur töö on ära tehtud selle põlvkonnaga. See oleks jube kurb, kui see oleks nüüd hilisemates mälestuses ühe põlvkonna saavutus. Et väga tahaks ja ikkagi loodame seda. Ja üks asi, mida ja keda me võime tänama ikkagi siiamaani on ka ilmselt Eesti meeste koondist, kelle edulainel on natukene saanud ka naiste koondise eelarvet ilmselt tõsta ja kogu seda Eesti naiste võrkpalli taset tõsta, et me ei saa ka seda nagu unustada, et meie mehed on 10 aastat tagasi, ütleme, sama tee läbi käinud ja nüüd on siis naiskond jõudmas sinna samale, ütleme siis pulga ilmselt. No ja Eesti meeste koondis on ju selline võistkond, kes on tegelikult oma tulemustelt Eesti parim pallimängu võistkond. Et siin muidugi see lause ei meeldi võib-olla konkureerivatele aladele, aga paraku niimoodi tulemuste järgi on, midagi teha pole. Ja
seda märgatakse, seda märkavad sponsorid, võib-olla on ka kergem küsida rahakoondisele ja loomulikult see on kogu võrkpallile ikkagi aluseks. Kas tüdrukud tulevad tänasel päeval võrkpallitrenni Eestis hea meelega? Olete te, ütleme, kursis sellega, võib-olla Peeter siin isegi rohkem, aga ma arvan, Peeter kindlasti rohkem. Ütleme niimoodi, et tulevad väga hea meelega ja neid on palju. Aga mina tahaksin näha, et tippupürgijaid oleks rohkem, kes tõeliselt tahavad harjutada tippu tulemise eesmärgil, mitte sellel eesmärgil, et tulla kokku ja klõbistada. Tore on olla, mängime siis, kui tahame, et sellist tippspordi suundumist versus rahvasport oleks rohkem, et seda sooviks rohkem näha. Palju neid kogemusi on? See on kõik ränk töö, mis neid ees ootab. Palju neid kogemusi on, kus ütleme, tütarlaps saabki 17-18 aastaseks, Peeter või Anu siis on näinud suure töö ära või vaeva 10 aastat või siin teised treenerid ja siis tütarlaps ütleb, et oli tore nägemist, ma hakkan nüüd päriselu elama ja see võrkpall jääb sinna paika. No mina võin nii palju öelda, kas ma olin nüüd 3 aastat tagasi siin Audenteses ja nii oli tõesti. Ja kuigi ma rääkisin isegi auku pähe, sest oli tõesti andekas ja kasvult ja kõik ja ei taha ja kõik. Ja mitte midagi, koos vanematega rääkisime ja kui ta ei taha, ega siis midagi teha. Vägisi sundida ei saa. No ma olen nende probleemide ees väga palju olnud ja paraku on jah niimoodi, et noortekoondises mängitakse väga hästi, käiakse kõikidel turniiridel kaasas ja siis äkki on ülikooli minek ja siis on muud huvid, küll tuuakse õppimine väga tähtis. Okei, saan ka aru, et arstiteaduskonnas õppimine tänapäeval vist ei võimalda sellist 2 korda päevast treenimist või siis ma ei tea, mis selleks vaja on. Õppimine, poisid, sõbrad. No kuigi need on vist elulised ja poissõbrad. Et elu tahab elamist ja et võib-olla tunnetavad ära väga paljuski, et tippsport ta on ränk töö. Ta on vaja, ta ei tule 2 nädalaga. Selleks peab panustama ikkagi aastaid igapäevaselt. Aastaid jah, et jah. Paraku jah, neid ärajääjaid tüdrukute hulgas lõpetajaid tekib palju rohkem kui poiste hulgas. No me siin eelmises saates ka käsitlesime natuke seda teemat, et kui me vaatame ka tänasel päeval Eesti koondise põhitegijatest ju Julia Mannjakmäe ja Kristel Moor pole näiteks uueks hooajaks omale veel koduklubi leidnud välismaalt ja ütleme, neid pakkumisi on ju olnud, aga need pakkumised erinevalt, eks ole, meestest, kuna naiste võrkpallis on vähem raha nii Eestimaal kui ka välismaal, siis ütleme, need pakkumised on sellised, et nad nagu on ja nagu ei ole ka, et pakutakse sulle, ütleme, sellist palka, millega sa nipet-näpet elad ära, pakutakse, ütleme, välismaalt ka tingimusi, aga need tingimused ei ole päris superprofessionaalsed, et kui me vaatame kas või Prantsusmaa kõrgliigast, kus meil paar naist, eks ole, see aasta mängisid, ütlesid, et vorm saabus sisuliselt esimeseks mänguks selles kohale, kõik nagu sellised asjad pidid ise ajama, endale leidma mingid asjad, et klubi nagu tegeles väga ebaprofessionaalselt ja me räägime Prantsusmaa kõrgliigast, mis siis veel rääkida tšehhidest ja rumeeniatest, et ütleme, et see on tõsine küsimus ka ja aru saada, miks Eesti naised ütleme kaaluvad selle peale, et tulla ikkagi Eestisse tagasi ja mängida siin amatöörtasemel ja teha siis õpinguid või tööd hoopis. Jah, kahjuks see nii on, et ei pakuta jah, palka pakutakse, ära elada saab, aga et kas seal nüüd midagi kõrvale panna annab ja eks mängijad, kes on Julia on ju kaua aastat on ju lapsed saadi ainult mänginud ja loomulikult selles vanuses ta ei ole üldse vana muuseas, Julia. Aga loomulikult iga normaalne inimene mõtleb, et mis ma edasi teen, kuidas ma edasi lähen, eks ole. Kindlustama natuke oma tulevikku. Et siin on loomulikult teemad, et kas veel õppida, kas minna otsida korralikku töökohta, kuidas tervisega on, ikkagi kuskilt väga valutab, sealt peab olema väga suur põhjus, et miks sa siis veel ennast lõhud või jätkad, et küsimusi on palju üleval. Loomulikult me tahaks, et neil kõigil oleks välismaal väga head klubid, et nad kaua mängiks ja nii, aga eks nad ikka need lõplikud otsused teevad ise ja leiavad vastused nendele küsimustele tegelikult.
Aga hakkame vaikselt tulema siis veel lähemale tänasele päevale. Meenutame seda ajaloolist valikturniiri. Eesti naiskond lõpuks võitis oma alagrupi Soome, Tšehhi ja Rootsi ees ja kui me vaatame neid koondisi, keda me juba alistasime, siis me ei räägi siin Andorradest või Liechtensteinidest ja Luksemburgidest, need on ikkagi naiste võrkpallis kõik tugevad koondised ja ütleme, kui me räägime EM-ist endast, siis tegelikult meil justkui esimesed võidud on ka juba käes nende samade valikturniiri võitude näol, et me kas või selle sama Tšehhi, kes on tänavusel suvel väga hästi mänginud, suutsime oma selja taha jätta. Vot ma ei oska öelda seda Tšehhiga, me mängisime omal ajal, eks ju. No ma vaatasin siin Tšehhit ja ütleks, et Tšehhi oli kuidagi ebakindel, tõsiselt. Et võib-olla seal ei olnud kõik kohal või midagi. Mina nii nõrkad Tšehhit, no Tšehhi oli ikka peaaegu üle. Meie olime neil nagu treeningspart. Aga praegust Tšehhit ma pole nüüd suvel näinud. Et noh, kindlasti see on suur saavutus. Ja ega Rootsist me ei ole ka iga kord üle käinud. No seal on niisugune naine nagu Isabella Haak vist juba, kes lammutab Itaalia liigas. Eesti on suuteline mänge võita. Absoluutselt. Aga Eestit ei suutnud võita. Eestit ei suutnud. Laak viimases mängus oli ka või? Ei olnud. Minu meelest teda viimases mängus. Aga siis neil ei ole midagi enam saavutada. Sügisel oli. Ja kus juures, ja siis sügisel, eks ole, me mängisime ka hästi nendega, et tegelikult osad seal ütlesidki võib-olla ilma Haagita mängides on Rootsi naiskond veel tänasel päeval tugevamgi, aga noh, see on selline viimselt päeva küsimus ja vaatenurga küsimus. Ühesõnaga Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile me siis koha tagasime ja kui me hakkame natukene lähemalt võib-olla Eesti naiskonnast esiteks rääkima, siis milline treener on Andrei Ojamets? Te olete temaga mõlemad mingil määral ju kokku puutunud. Oskate natuke iseloomustada tema omadusi nii väljakul siis treenerina kui ka inimesena? No esiteks ta on sihikindel. Teiseks on ta väga töökas. Siis, mis ma veel ütlen? Emotsionaalne ja ta ei ole selline, no venekeelses nii rõõba nii meassa. Ta on täpselt nii, kui on hästi, siis ta naerab, kui on halvasti, siis tal võib ka pisar silmas olla. Et ta on, ja kõige tähtsam, mina leian, kui sa oled fanatt ja kui sa oled veel tark fanatt, nagu tema on. Tõesti, ta teeb enda kallal väga palju tööd, et see on, no Andrei on küll praegu minu meelest parim valik siin. Et kui sa juba teisele poole ei ole juba tarkust, siis on juba, ta töötab absoluutselt kõik asjad läbi, ta elab üle oma mängi, no, mõtleb ikka, mis temaga viga. Ega meie ei aruta temaga mängimist, me arutame lihtsalt, me väga palju vaatame Venemaa liigat mõlemad. Ja siis me räägime, me võib-olla vaata, et ma olen juba targem Venemaa liigas, kuigi Eesti mänge ma käisin palju vaatamas ja mul on ka omad lemmikud seal, kellest ma arvan kindlasti midagi tuleb head. Noh, midagi väga head. Nii et Andrei minu meelest on super valik praegu. Õudselt kahju, et ta on meeste juures. Et, vot ma tahtsingi siin vahepeal öelda, et mul on õudselt kahju ühest asjast Eestis. Et ei suudeta leida raha naiste jaoks. Et ikkagi üks klubi hoida, selline hea klubi, kes saaks ka kuskil võistelda. Et tõesti sellised nagu Julia, seal veel Kristel. Et nad saaks treenida, sest need klubid, kahjuks ma ei taha Peeter midagi halva öelda, et kahjuks nad jäävad nende jaoks natuke nõrgaks. No ma arvan, et ega Peeter ei solvu ka, ta ju oleks ilmselt sama meelt, et see oleks Eesti võrkpalli parem. Siis normaalsed treenimistingimused ja ma arvan, et nii mõnigi jääks siia Eestisse ja oleks võib-olla ka kuskil seal nagu Tartus on ja väga vägev ju. No selline Soome liiga variant, nagu meil siin mingid aastad tagasi oli, et minule paistis kõrvalt vaatas, et toimis päris hästi, et oli seal... Oli ülihea variant, ta oli just nende jaoks, kes veel välja ei saanud või mingil põhjusel või tahtsid juba tagasi olla, eks ole. Meil oli võimalus 2 korda päevas treenida ja väga tugevas liigas mängida ja see treenimise motivatsioon oli hoopis eriline ja me ei mänginud üldse kehvasti ja ütleme, et see oli sel hetkel jube hea. Et kas ta praegu, kindlasti oleks praegu ka, aga Soome liiga on nii tugev, et siis nad tahaksid hästi tugevat võistkonda, nad tahaks tugevamat, kui nad ise on. Just. Aga mis see kõik maksab, eks ole, et... Nii et mina arvan, et Andrei on väga hea treener. Peeter, kuidas sina teda iseloomustad? No samad sõnad ütlen, mis sanu, et pühendumine, sihikindlus, töökus. Et nii on ta eluaeg olnud, tulest ja veest läbi käinud, kui ta Pärnu klubiga alustas ja Eesti meeste Tallinna Kalevi juures teise. Ühesõnaga, ta on meeste ja naiste poolel, ta on kõiki näinud. Ta on kõiki näinud, pidanud palju läbi elama erinevaid olukordi, aga see teeb ainult tugevaks. Et tubli.
Ja abitreenerid siis ütleme, kui sa ütlesid, tema on käinud igalt poolt läbi elu jooksel, siis natukene sellist noorust sinna kõrvale uljust Marko Metti ja Oliver Lüütsepa näol, et ilmselt täiendavad seal abilistena väga hästi seda peatreenerit. Mina arvan küll. Seda tulemused näitavad, et asi toimib praegu. Küsin siin kohe intrigeeriva küsimuse, kummast siis järgmine Eesti naiskonna peatreener saab, kas Lüütsepast või Metist? Ei tea, praegu on Andrei ja... No ma loodan, et Andreid nüüd maha ei võeta kohe peale Budapesti. Andrei küll nii vana küll ei ole. Väga hea. Anu, sa mainisid, et sul on Eesti koondis omad nii-öelda lemmikud. Ole hea, võib-olla jagad kuulate ka mõnda nime. No, võib ju jagada. Ma arvan, et see ei tee kellelegi halba, kui sa ütled, kes sulle... Õudselt meeldib mulle Nete Peit. Ja põhjus? Nete Peit, esiteks ta on kerge, ta on kihvt selline, no meeldib ja tundub, et ma ei tunne teda isiklikult absoluutselt ja ma arvan, ta mind ka, no võib-olla teab nime. Kindlasti tunneb, ma arvan. Ja, aga Nete meeldib ja meeldib Kristel Moor. Väga meeldib. No seal on teisigi, seal on veel Laake, no nad on kõik head. Mulle meeldib Eesti koondis juures see, et nad on üks pere. Nad hoiavad teineteist väga hästi, ma olen paari mängijaga rääkinud ja see, mis ma kuulsin, see oli väga hästi. Tõesti, see oli väga hästi, see on nagu üks pere, et mingisugust solvumist või kelle veel vihastamist või, aga võt need kaks mängijad ma ikkagi, need on mul natukene on meeldinud, sest ma tean ka Kristelit väga ammu, ma käisin isegi taga kuskil veel noortes kaasas oli ja väga töökas, väga professionaalne, tark tüdruk, no selles mõttes, et minule meeldivad muidugi tehnilised mängijad ja sellised... Keda on ikka ilusam vaata. Absoluutselt. Ja Kristel on endaga väga palju tööd teinud. Alguses mul tõesti tegi nalja, kui ta keskel mängis. Et vasakukäeline. Peeter teab ka, eks ju, lihtsalt ei olnud teist varianti. Ta isegi siis ei vaielnud vastu. Ma just Saksamaal ütlesin, et tead, meil on üks kihvt tüdruk hästi pikk ja vasakukäeline, keskmine. Ta ütles, et mis ma pean siis side panema ka 4 peale. No naersid vastu, aga nad ei kujutanud ette, kui hästi ta selle hakkama. Ja ei vaielnud või midagi. No võt, Peeter on taga vist rohkem tööd teinud. Nii et 2 lemmikut mul on. Väga hea. No kui Anu siin mainis Kristelit, siis ma võin lisaks öelda, et ta on hästi huvitav mängija ja ta on väga sõbraliku iseloomuga, ta on olnud väga töökas ja loomulikult ka andekas ja et noortekoondises ja siis, kui oli ka esimesed aastad täiskasvanute koondises, Kristel pääses ju sinna, kui ma veel olin peatreener, ta oli 12. klassis ja ta oli põhikoosseisus. Ainult keskel, seda variantigi polnud, aga siis Soome liigas ta mängis, ta oli 11. klassi tüdruk, mängis keskel ja väga edukalt ja soomlased hoidsid kahe peast kinni, et mis nüüd toimub, et mis mõttes keskmine, vasakukäeline, aga nad ei saanud aru, kuidas seda blokkida. Need vahelt teravad ja sealt laiali mängida 2 peale, ei kuidagi ei jõudnud see asi kohale ja ta oli väga resultatiivne. Ja siis, kui ta läks Ameerikasse, ta ise rääkis, me suhtlesime suht palju ikkagi, et Ameerikas muidugi ei meeldinud, et mis vasakukäeline keskmine, unustage kohe ära, eks ole, ühte jalga ei jookse, eks ole, pole mingi keskmine, neil on oma sellise kiksuga seal, heas mõttes. Nii, ja siis, et mis seal on, et pikk läheb Diagosse, aga ütleme niimoodi, et selles vanuses vahetada positsiooni ja olla edukas, siis tuleb Ameerikast Diagona, Eesti koondisel on häda käes, nädal, hops, keskel, väga resultatiivne, nüüd vaja Diagos, no näidake mulle veel üks mängija, keda sa võid niimoodi loksutada ühest kohast teise ja ta ainult naeratab ja teeb kaasa nii, nagu vaja on ja teeb hästi, et väga, aga veel, et ütleme nii, et olen paljude mängijatega Audenteses olnud koos ja noortekoondises koos, et kohe kõik on nii lemmikud selles mõttes inimesena ja mängijana ja igaüks on omaette persoon ja omamoodi, aga ääretult sümpaatne. Just, ma tahtsin ka seda, ma ei tunne neid lihtsalt isiklikult. Ma sedasi Kristelit natukene võib-olla ja seal veel paari, no ma ei ütle, et keegi on seal halb, aga lihtsalt need on mul nagu silma jäänud. Just see Peit oma hüppega ja kiirusega ja no ma arvan, Peeter on mu ka nõus, eks ju. Ja absoluutselt, mäletan hästi, kui ta tuli ja ta astus saalis sisse ja Saaremaa treener sinna Ida ütles, et hüppab korvirõngast. Ma ütlesin, et lõpeta ära, hüppab korvirõngast. Ja hüppas küll, ja kui ma ise ikkagi nägin,
nägin seda pealt, kuidas ta hüppas, kui ta uksest sisse tuli 10. klassis, siis ikka inimesel peab hüppevõimet olema, sest ta pikkus on 1,75 m. Ta tuli umbes nii, et tuli kingades sisse, hüppes kõrvirõngast ja panid otsus jalga, ta siis veel tegi. Mõni ei saa terve eluaeg suure tööga korvirõngast kätte, et loodus on palju andnud. Ja ütleme, peidid, ma olen kuulnud üldse Audentese gümnaasiumis liigutasid neid kõiki rekordpiire, et seal kergejõustiklased. No Liisa Peidi käes on oota kauguse rekord, Audentese absoluutne rekord, jättes taha kõik kergejõustikud. 2,93. Sven Andresoo, meie üks teenekam treener, ta ei uskunud, kui me need katsed tegime. Järgmine päev pani ta hüppama, siis ta hüppas veel rohkem. Sven ise mõõtis. Ma nüüd tavakuulajale, kes ei ole paigalt kaugust igapäevaselt hüppanud, ütlen, et mina olen harrastus kergejõustiklane ja minu rekord on seal 2,75 kandis. Päris tubli ju. Praegu oli piinlik hetk, aga jah, see näitab, kui kaugele tõesti Peit lendas, et seal tuli sisuliselt kaugushüppekasti juba natukene pikemaks teha, et õdede peitide tulemusi ära muuta. Aga tuleme natukene veel lähemale meie naiskonna liikmetele. Sidemängija positsioonist alustaks Julia Mõnnakmäe ja Kaisa Pahmatsev on need naised, kes meil siis EM-il selle positsioonil mängivad. Milline on Julia käekiri sidemängijana, kuidas teda iseloomustaksite kuulajatele? Nii, nüüd ma olen tegelikult, Julia on kogu aeg olnud professionaalne, töökas ja tõesti tahab midagi saavutada. Julia mulle tegelikult meeldib, et isegi kohati tundub, et issand jumal, kuhu ta nüüd tõstab siis, aga see tuleb tal hästi välja ja ta on ka, kui võistkonna liider on ta tubli ja selline hästi emotsionaalne, töökas kindlasti, ma ei tea, ma ei ole taga kunagi töötanud, aga tundub niiviisi. Vot Kaisa Pahmatseva, ta on natuke teistmoodi hoopis, et kui näiteks seal mängutempot vahetada, siis kindlasti nad teineteist täiendavad. Just, aga minu üks avastus sellel aastal oli, Peeter, on ta Liis Noormets, jah? Ja. Ma pole ammu näinud niisugusi käsi Eestis. Tõsiselt ütlen. No milline sööt. Ja nii kahju, et ta õpib arstiks. Võrkpalli suhtes, aga elus edu talle. Eesti meditsiinis oleks kindlasti õnnelikud. Absoluutselt. Kuidas Peeter neid Liis Noorme käsi iseloomustab? Liis tal on suur käeulatus. Tal on väga hea sööt, tal on ütleme, suured käed, pikad sõrmed ja ta nagu nende kätega ilusti seda palli valdab, tal on puhas, ilus sööt, pall seisab paigal. Ja ma arvan niimoodi, et kui tema saaks või oleks saanud profina ka need viimased 3 aastat olla, siis me ei tea. Absoluutselt. Me ei tea, sest tal on väga hea plokk muuses, väga hea serv, et seal jah, need õpingud on kindlasti oma osa viinud, aga kui siin küsisid Julia, loomulikult ääretult töökas, sihikindel ja meeldib mängida kiiret mängu, aga loomulikult on see, et kiire mäng sõltub palju vastuvõtust. Ja see, et kas lööjad alati püsivad selles tempos, aga ma olen taga nii kaua koos olnud alates noortekoondistest, et ütleme niimoodi, et need kõige magusamad võidud on tulnud ikka ala stiilis, et serv vastu, keskelt kiire, pigem terav ja 2 peale laiali. Ütleme see vana klassikaline ja jäädes me et see ei kao mitte kuhugi. Et see on võib-olla need lemmikasjatel. Kaisaga ma olen vähem olnud, kuna ma ei olnud tema vanuste noortekoondise treener ja ta ei olnud Audentese õppinud, ta on Võrutüdruk, aga mäletan lapsest saadik Kaisad selles mõttes, kui Kaisa oli noor, et hirmus kiire. Ta oli nii kiire sidemängija, aga seal tihti omad lööjad ei saanud ka. Ta oli juba lapsena nii kiire, omad lööjad 4 peale ei saanud ka tihti pihta. Aga nüüd, kui tal see tõste püsib kontrolli all ja kui ikkagi on serv vastu võetud ja vahetusest tuleb, ega ta täielikult võib oma stiiliga vastase rütmist välja lüüa. Tark mängija. Lähme edasi, nurgaründajad on meil siis võib-olla selline kõige huvitavam positsioon veel täna on Nette Peit, Kristiine Miilen, Anu Ennok, Ingrid Kiisk ja Hanna Pajula. Ütleme, esiteks, keda nüüd teie peate siin hetkel kõige tugevamateks mängijateks, ütleme Peit ja Miilen on siin olnud sel suvel kõige rohkem väljakul, on see õige, on see hea ja oskate äkki põhjendada ka, miks see valik sinna poole on kaldunud? Ilmselt võimsus, see rünnaku võimsus paistab praegu olevat, mulle vähemalt tundub see peamine põhjus, nii Miileni kui Peidi puhul. No kindlasti, võib-olla
Anu Ennok on võib-olla natukene, ta on ka väga kihvt olnud, väga kihvt. Nii vastuvõtul kui igal pool oma kasvuga, et on mitmekülgsem isegi, kui on mõningad need. Ja ma arvan, et eks ikka võimsus praegu, seal on ikka vaja maha lüüa, nii esimesest liinist kui teisest liinist. Ja võib-olla Kristiine on Tamilen, eks ju. Et temal on võib-olla natukene vaja servi vastuvõtuga. Vot mis mul jäi silma, ma ei tea, ma olen ju nii vähe võrreldes tundub, et ta on õigest aru saanud asjadest. Jah, et natukene nagu seda vastuvõtu asendit ma natuke parandaks, ma olen isegi Andreile seda ütelnud, aga vot Anu kindlasti mängib nad tagaliinis üle, aga ees võib-olla tõesti tal jääb seda rünnaku võimsust natukene. No mis ma lisan, ja kui puhtalt vaadata üldmängu, siis kindlasti tagaliinis on Anu number 1, kui me räägime seda kohavalikut, 6. tsoonis näiteks, kohavalikut ja sellist sisemist mängutunnetust ja kogemust ja võib-olla ka servi vastuvõtul usun, kui pikalt jälgida stabiilsust. Rünnaku jõud, toorelt jõult on loomulikult Kristiine Miilen hakkab juba Euroopa tasemel olema. Et ega ta eriti ei värista ja Nete Peit on meeletu arenguhüppe teinud ja nemad löövad seda palli kõvemini ja kõrgemalt. Samas mõlemad, kui nad tahavad Euroopa tasemel nüüd edasi ja Kristiine siin on Kreekas juba servi vastuvõtu stabiilsus. Ütleme nii, et nad heal päeval võtavad, aga see vastuvõtt ei ole veel stabiilne ja kindel on ka see, et nüüd finaalturniiril nad peavad valmis olema, et esimesed servid tulevad just neile. Ilmselt on eeltöö tehtud. Ja nii kaua tulevad. Eeltöö on tehtud. Et siis lõpetatakse ära, kui vahele ei jää. Kui vahele jäävad, tuleb edasi. Üks küsimus, mida saab see kohe vahele küsida, kas Anu Ennoki liigutamine liberoks siin EM-finaalturniiri ajal peatada seda ka üheks variandiks või tundus, et see katsetus jäi sinna suve esimesse poolde? No mina arvan, et see oli katsetus, sest tegelikult, see on nüüd puhtalt minu arvamus, et kui inimene on juba nii pika karjääri mänginud ja ikkagi oma selgest nurgaründaja positsioonis, see libero mänguröll või koht, see on nii raske või nii eriline, et sealt isegi väga hea nurgaründaja, ta oma mõttes või ütleme kõrvade vahelt ei suuda seda teha, et ta võib ühe mängu mängida, aga et ta päriselt nagu 1-2 sinna liberoks. Siin võib-olla läheb veel paar aastat aega, et see on raske roll. See on sama, kui ütleme, et ilusa sööduga takka side mängijaks on. Et ei ole päris niimoodi. Sest tegelikult ma arvan, et Andrei ei riskigi sellega, sest kõigiga võib ju midagi, nurgaründajad, seal võib ju muutuda, ega päevad pole vennad, võib ju juhtuda midagi. Et Anu on muidugi väga hea, tugev selline vahetus. Ja see on tähtis, et meil on selline vahetusmängija võtta just. Ütleme veel niimoodi, et kui Anu-suguse mänguvaistuga inimene, kui tema oleks näiteks liberona kuhugi noorena sattunud Euroopa profiklubisse, võib-olla me räägiksime maailma tasemel liberost praegu, näiteks. Anu, ma küsin vahele, hea on küsida, kui sina seal 90-ndatel koondist juhendasid, kas siis oli see aeg, kui ka libero positsioon tekkis? Jaa, absoluutselt. Kuidas need hetked välja nägid, mäletad? Super libero, lihtsalt super. Tiina Talv-Põldma. Ma ütlen, et niisugust palli, kohatunnetust, kõik pallitunnetus, see lihtsalt fantastika. Ta sobis ideaalselt sinna just selle ideaalne, vot kui tema praegu oleks, ta oleks ka väga hea. Sest ma mäletan just neid Soome mängus, et Tiina alati ütles, kuhu servida, tal oli kõik selge, kes vastu võtab. Ja siis ütleb, Kädikööb oli servi 5 peale, oksa koht. Ei, servi 6 peale. Pane kuhu tahad, punktiliin. Täpselt. Tiina juhenda siis on nagu, sest ma ütlesin alati, te peate ise teadma, mina ei kavatse teile näidata ette, kus 5 peale, 6 peale, seekord siis ei olnud veel nii palju seda statistikat. Ja siis Tiina, superlibero, tõesti superlibero, mäletan teda väga hästi. Kui sa nüüd rääksid siin sellest libero tagaliini juhendamisest või sellest, mida seal veel sõnadega annab juurde sellele positsioonides praegune libero Kristi Nõlvak, mul on siit üks hea näide tuua, olen isiklikult temaga see suvi rannavollet ühe trenni teinud kaasa ja see oli muidugi müstika. Üks asi see, et minusugune jälle harrastusvõrkpall ei suuda ära imestada, kui üks naisterahvas toob kõik pallid kaitses üles, aga sellised ilmselt on meil veel seal koondises. Aga teine asi see, et samal ajal kui Kristi jookseb sellele
kaitsepallile alla ja viskub pikali, räägib ta oma paarisega, et jõuad. Et minu jaoks oli see meeletult huvitav ja meeldiv kogemus, et ta ise jõuab ühest väljaku otsast teise seal liivas joosta ja samal ajal ta juba oma kaasmängijale mõtleb, et see nüüd jõuaks ka järgmise pallini, et seda kätte saada, et ilmselt Kristjan Üllaku puhul on meil ka see nii-öelda jutuosa on ka paigast, nii nagu peab. Ei on muidugi, väga tubli võitleja, et ega ta alla ei anna. Räägimegi siis liberad positsioonist, lisaks Kristjan Üllakule siis Natali Anett Haidla, meie noor vist pesamuna praeguse hetkel koondises, et kuidas me neid liberoid hindame ja mis enda tugevused märkused on? No kui Natali kohta ütlen, et tuli nägi võitis piltlikult, et ega ta talvel võib-olla ei uskunudki, et ta suvel või keegi ei uskunud, et läheb EM-ile kaasa, aga mul on kogu aeg olnud nagu see sisetunne, ma tüdrukut nagu tean hästi ja kuna ta on Selveri klubi kasvandik, Tallinna tüdruk ja ta on kaua võrkpalli mänginud ja ta on kogu aeg ju libero positsiooni mänginud ja äärmiselt rahulik, töökas, terane ja ma olen kindel, et see hetk tuleb ja mul on väga hea meel, et see just nüüd tuli, seepärast, et tegelikult ega see teise libero koht oligi ju suur küsimusmärk, aga just see valik, et see valiti noor, ta on ju järgmine aasta veel gümnaasiumitüdruk, et noor ja kõik võimalused, ta näeb, kuidas seda asja peab edasi tegema ja usun, et saab palju motivatsiooni tulevikuks ja ta teeb hästi. Ta on väga nutikas tüdruk. Palju tuleb, ütleme, sellele EM-il ennustad temale seda mänguaega, kas ütleme, Kristi peaks meil kõigi eelduste kaasast olema ikkagi igas mängus algkoosseisus või sa näed, et seal võib vajadusele ka vahetada? No paraku praegu arvan niimoodi, et kui lähme täis võidu peale välja, siis see on esimesena Kristi koht nüüd. Ja kui vaja, siis vahetatakse, aga ikkagi niimoodi, et kõigepealt Kristi peab ikka need rasked hetked vastu pidama seal, et midagi pole teha, nii on. No ütleme noor neiu ka veel, ma arvan, et jõuab mängida algkoosseisus kindlasti Eesti koondise palju mänge. Nurgaründajate varu naistest räägiks ka paar sõna. Hanna Pajula ja Ingrid Kiisk on siis olnud meil sellised vajadusel servivahetusel, aga ega nad väga palju väljakul tähtsates mängus ei ole käinud. Kas see võib muutuda EM-il või nende roll ikkagi EM-il suure tõenäosusega jääbki sinna varunaiste rolliks, et nad ei ole päris tasemelt veel sellised, kes tugevate naiskonnade vastu võiksid seda koormat vedada? Kuidas teile tundub? No mina arvan, et need on väga vajalikud mängijad, isegi seal servima minna ja kõik, sul peab olema kõik peas korras, et sa suudad minna servima, mitte ei servi alumisse trossi seal iga kord. Et nad kindlasti on vajalikud, aga ma arvan ka, et põhikoosseisu vist veel on natukene vara. Ja kõik ei mahu ka. Just. Jah, kõik ei mahu ja ka nende kahe mängija kohta võib öelda, Anna Pajula õppis Audenteses, mängis noortekoondises, Ingrid Kiisk on ju sama vana, mängis noortekoondises, tunnen hästi. Nad on meeletu arenguhüppe ja viimase 2 aastaga teinud väga tublit tööd ja pühendanud võrkpallile. Nad on emotsionaalselt väga vajalikud võistkonnale. Ja eriti selline inimene nagu Anna Pajula, et ma ei tea ühtegi hetke, kui temal oleks nina norus või et ta on selline säde, ükskõik kus ta on, mäletan, kui ta oli 8. klassis juba siis, et pigem pidi teda natuke rahustama kogu aeg, kui see, et vastupidi, et ja Ingrid Kiisk äärmiselt rahulik, tasakaalukas ja selline, tegelikult väga hea võistkonnamängi, mõlematel väga hea serv, väga head kindlasti servi vahetused, aga arvan Anuga samamoodi, et päris pikad mänguminutid jäävad vanematele kolleegidele praegu. Lähme edasi, diagonaalründajate kohast räägime viimasena, aga praegu siis temporündajad Liis Kullergan, Eliise Hollas ja Elisa Peit on see meie kolmik, kuivõrd meil on 5 nurgarnaist praegu võistkonnas, siis on neid temporündajaid siis 1 võrra vähem ehk 3 tükki. No Liis Kullergan siin just kontrollkohtumistes väga hästi esines. Kas nüüd tema võiks ja peaks olema ka koondise selline eeldatav liider nendes EM-i mängudes, et temporündajaga võiks olla selline suur punktitooja meie koondisel? Kindlasti võiks, ma vaatasin just Rakveres, kui nad mängisid. Aga Hollas ma absoluutselt ei alahindlaks teda. Rahulik, töökas, hea serviga muuseas, ma imestasin, et tal nii hea serv on ja blokis tunnetab väga hästi, aga ma arvan ka, et nemad kahekesi vast jäävad suuremat raskust kandma.
no jah, tundub, et alustatakse nendega. Elisabeth on väga rahulik mängija, kes suudab alati vahetusest tulla ja teha seal oma asjad ära, seal Juliaga tagant pisike on väga hästi seal toimib ja võib ka väga hästi servida. Samas Liis Kullergann on meie kõige tugevam lööja, kes ühelt jalalt lööb. See on väga oluline, kui ta alustab sidemängija kõrvalt, siis kahes asetuses nad on ju korraga ees, et ilma ühe jala rünnakuta väga raske on nurgaründajad vabaks mängida, et väga oluline moment. Eliise Ollas kindlasti nüüd eelmise aasta ja nüüd kevadine statistika on näidanud parim blokkija jälle, et igaüks on selge oma roll ja küll treenerid juhendavad ja sidemängijad seal mis ja kuidas ja mida ja loomulikult Liis mängis väga resultatiivsed kontrollkohtumised, samas ta peab arvestama, et ega vastased jälgivad ka seda, et kui Liis väga hästi mängid, siis järgmine kord on esimesena, keda üritatakse pihtide vahele võtta, et aga elu ongi selline ja tuleb hakkama saada, et kui võetakse keskmine kinni, järelikult on nurgas ruumi. Küsin siit Hollase teema jätkuks, palju neid Hollaseid Eesti koondises lõpuks välja jõuab, teeme oma ennustused, kas korraga või? No üldse. Kõik võivad jõuda ju. Kui nad tahavad, jah. Aga korraga, ma arvan, üle 2 kaks korraga. Kõige noorem tütarlap Salme Adele on siin juba 2004 koondises väga kõva tegija, et ma siin lausa vaatan selle pilguga, et ma ei tea, kas ta kuulab, aga kuidas 2002 koondisesse äkki hakkab mahtuma. Väga tubli tüdruk. No Helene Ollasel on uks kogu aeg lahti olnud, et see on ta oma valik nüüd, see rannavõrkpall, et ma arvan, kui ta oleks tahtnud, on äärmiselt andekat või sellise loomupärane andekus on küll olemas ja kõige väiksem poiss mängib vist hästi, räägitud. Jaa, Hennikuga sai siin Paides toimunud Eesti meistrivõistlustel ajal räägitud, et geenid. Ja, et Eesti koondisse pääs on ikkagi silme ees juba praegu. Ja. Läheme edasi siis viimase positsiooni juurde, diagonaalründajad, ja siin on meil siis see kõige huvitavam duo Kertu Laak, Kristel Moor. Kertu on meie viimast aastat kõige talendikam naisvõrkpallur, samal ajal, nagu me siin saates juba oleme rääkinud, Kristel on meeletu arenguhüppe teinud edasi, just diagonaalis on väga hästi mänginud. Ja nüüd on see küsimus, et kumb neist siis EM-il väljakule saata. Kas Laak on vist täna veel grammi võrra ees vähemalt EM-i esimese päeva eel või kuidas teile tundub? No Peeter on muidugi rohkem spetsialist, võib ta ütleb, aga ma ütlen oma arvamust. Mulle tundub jah, et Laak on natuke eespool. Kuigi ma ei tea, kuidas seal on, eks Andrei ka teab, mis seal vastased on ja keda on vaja, järsku on vasakukäelist vahepeal vaja ja kõik. Ma arvan, et nad täiendavad teineteist. No jah, ma millepärast arvan, et Kertu alustab, ma ei tea ka muidugi, võib-olla just mitte, et seepärast Kertu on terve elu ja seda positsiooni mänginud, ta on väga edukalt seda teinud, aga samas on see, et arvestame, et vastaste statistikud ei maga ka. Kertu on suht kõva nimi juba ja kui tal on Itaalias ikkagi leping, kui tehakse Eesti vastu mänguplaan, no mis te arvate, keda esimesena minnakse rajalt maha võtma? Et ega Kertul seal kerge, ma usun, et ta saab hakkama, kerge olema ei saa. Kõik rasked pallid, kui tulevad, teda passitakse 2, võib-olla 3. Samas Kristeli puhul see vasak käsi, aga tema puhul üldse ma ütleks, ta on arvamatu, ta on mulle endalegi arvamatu, no mis teil vastastele, ta on arvamatu ja kui see hea päev ja vahetusest õigel hetkel tulek, no siis võib vastaste treener või vastast ka käsi laiutada, et mida talt võtta või jätta või kui vahel ta läheb lööma, võib-olla ta hetk isegi ta teeb selle otsuse või läheb lihtsalt jumala käega lööma, et ta on arvamatu ja heal päeval ma ei tahaks ta vastu mängida. Ja ütleme, nii ongi, nagu te siin ka ütlesite vist, et nad on hästi erinevad mängijad, et neid saab kasutada erinevate vastastega erinevat moodi ja see on jälle üks meie koondise tugevusi siin EM-il, et kui ühel ei ole hea päev, siis on meil kohe varustuta teine mängija, kes võib olla hoopis parem tol päeval. See on äärmiselt oluline, sellepärast, et peensusteni on ju tehtud iga mängija kohta, tehakse ju profiilianalüüsid, et kui need kõik oleks sama, no jube lihtne oleks, aga et nad õnneks on, kui me räägime need eelnimetatud mängijad kõik siin, nad on õnneks erinevad.
et see annab treeneritele mängumaad ja kogu võistkonnale, et see on meie tugevus, ma arvan. Ja üks asi siis veel, et Kertu Laaki on siin suve teises pooles ka kasutatud ju treeningutel nurgas. Vaatad, kuidas see vastuvõtuga lugu on ja me eelmisel suvel nägime Eesti meestekoondises Oliver Venno näol, et väga hästi on võimalik nii neid suuri diagonaalründajaid nurgas kasutada. Kuidas teile nüüd tundub, kas see on ka täiesti realistlik variant, mida võikski kasutada, et Kertu äkki hoopis nurka ja Kristel mängib siis diagonaalis? Kindlasti võib kasutada, aga ma arvan, et nurgaründajaid nii suurt defitsiiti ei ole, et teda sinna, eks Andrei teab paremini, ta vastuvõtud ja kõik asjad. Muidugi Kertu on selline hästi, tundub, ma pole kelle kunagi rääkinud, see tundub hästi töökas ja selline emotsionaalne ja tõesti tõeline sportlane, et ta on täielikult selline võitleja, kui vaja, läheb ka nurka, ma arvan. Et vaidlema ei hakka, Kristel täpselt samamoodi. Jah, kui Kertu veel Eestis mängis ja noortekoondises ja Kohilas, siis sai ta nurgas proovitud, vahele ta ei jäänud. Aga peab ütlema niimoodi, et nüüd, mis ma taga rääkinud, olen 2 aastat Soomes, vist ei antud talle vastuvõttu üldse teha. Ja ta kindlasti, kui ta järgmised 3 aastat kuskil klubis teeks vastuvõttu, ta võiks väga edukalt nurgas mängida, ma ei kahtlegi, sest ta on andekas. Aga praegu ma arvan millegi pärast sellel turniiril teevad ikkagi diagoründajad oma tööd ja nurgad oma tööd, et seal vangerdamiseks võib minna liiga kiireks või kuidagi... Ma arvan, et proovimisaeg on juba möödas. See ei ole see, mina arvan nii. Aga võib-olla juhtub üllatus. No mina igatahes küll, 55 minutit hakkab meil siin saadet täis sama varsti. Olen saanud Eesti naiskonnast igapäevaselt võrkpalliga töötades ikkagi veel täna väga palju juurde teadmisi. Ma usun, et kuulajad nõustuvad minuga. Kui me nüüd hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama, mis on Eesti naiskonna nõrkus? Kui me räägime ikkagi EM-finaalturniirist, me tulevad väga tugevad vastased vastu, me oleme nüüd mängijad individuaalselt hinnanud, aga mis on see Eesti naiskonna nõrkus, mis võib meile hakata nii-öelda kätte maksma, mida tugevamad riigid võiksid hakata ära kustama? Kas see ongi see servi vastuvõtt täna? Vot ma ei tea, ma leian, et sellist nõrkust ma neis ei näegi, et selline nõrkus on ainuke nõrkus, mis ma näen, mängides ise kunagi Ungaris ja kaotades Euroopa karika neile ungarlastele, kusjuures me oleks ükskõik mis päeval neid võitnud 3-0. Seal ei olnud mingit variantigi, et nad võivad, siis et nad ei kukuks ära kõik koos. Nagu meie seda tegime Venemaal. Me kukkusime lihtsalt kõik koos ära, et ikka jätkuks nii, et pingilt võtta ja et see järjepidevust neil oleks. Vot see on, ma arvan, see on vist ainukene nõrkus, sest see võistkond on niivõrd sõbralik ja mõnus, et teisi nõrkusi ma ei tea, kõigil on halb päev, tuleb teine aitab. Et ma ei leia, peaasi, et nad kõik ei kukuks ära koos. No ma arvan samamoodi, teine asi võib-olla natuke võrreldes teistega, võib-olla on natuke väiksem tugevate mängude kogemus. Tugevate mängude, sellepärast, et kõikidel vastastel see 7, jah, nad paraku vist on saanud nii klubi kui ka koondise tasemel elu jooksul neid tugevaid. Ja kui tugevate mängude kogemust ei ole, võib tekkida see, et mängid hästi, äkki tuleb mingi mõõn, 5 punkti ja kui ta satub game'i lõpus, siis jääbki selline mulje, et kurat, me mängisime hästi, aga kuidagi ei tulnud ära. Et loodame, et neid momente tuleks, kõigil tuleb, aga võimalikult vähe ja et neid ei tuleks game'i lõppudes. No ja siis loodan servi vastuvõtu stabiilsust, see on alus. Ja et kui sellega hakatakse lõhkuma, kui sealt läheb vastuvõtust 5 punkti järjest, see võib halvata seda muud mängu. No esimene vastane kohe korraldama Ungari meil siis Budapestis reede õhtupoolikul, ehk siis kui see saade läheb eetrisse reedel, siis tänasel päeval ongi Ungariga oleme meie Eesti naised kohtunud siis 2 korral 2016. aastal, 1-3 ja 2-3 on need kaotusnumbrid, mis meil nendest mängudest kätte jäid ja olgu siis öeldud ka Ungari koondise augustikuised sõpruskohtumised, Belgiaga 2-2, Hispaaniat võideti 3-0, Prantsusmaale kaotati 0-3, Kreekat võideti 3-2, Slovakkiat võideti samuti 3-2 ja Slovakkiale kaotati teine mäng 1-3. Ehk siis me näeme siit, kui see Prantsusmaa mäng kõrvale jätta, siis Ungari on need kontrollturniiri kohtumised kõik mänginud üsna korralikult, aga samas meie mängisime siin Valgevene Ukrainaga, jah, me kaotasime need, ütleme siis nädalavahetusel peetud mängud, aga samas mulle tundus, et kõigis game'ides oli sellist põnevust ja tasavägisust küll, et mõlemad naiskonnad näitasid ja tõesti, et nad on EM-iks valmis ja nad on EM-il oma tasemelt ka ja ilmselt siit peaks tulema loodetavasti üks võrdne mäng, aga Ungari on ikkagi selle mängu favoriit.
No kindlasti ma arvan, aga Ungari on ka selline võistkond, kes võib kõik ära kukkuda. Esiteks see, et nad mängivad kodus, see neid surub, esimene mäng ja sealt tuleb võtta maksimum kohe alguses, minna lihtsalt mängima ja ungarlased erinevalt, kuigi me oleme ühes sellises grupis, eks, nad on väga emotsionaalsed ja kui neil läheb, siis neil läheb, seal neid pidama enam ei saa, aga ma arvan, et kindlasti on võimalust. Jah, kui sa nimetasid nende kontrollmängude tulemusi, ma ei teadnud muljet avalda, aga need on kontrollmängud. Kui Ungari valis, ma arvan, et nad said valida korraldajana. Esimeseks vastaseks Eesti on ju selge eesmärk, miks see valiti nii. Et ennast sisse ajada ja punktike saada ja ega siis kõik tahavad 4 või keegi ei lähe turniirile, et koju sõita. Nii, 4 hulka saada, aga see võib keerata neile täpselt peapidi vastu, sellepärast kohalik publik, kodus mängivad, pall on ümmargune. Ja kui ikkagi ei õnnestu ja Eesti saab selle oma kasuks pöörata, siis arvestades nende emotsionaalsust, nagu Anu ütles, olen täpselt sama meelt, see võib täpselt vastupidi, et saaksime selle psühholoogilise momendi oma kasuks keerata. Ja just, mis Eesti naiskonna kasuks sel turniiril mängib, mitte keegi ei oota neilt edasi pääsu. Kogu see EM-ile pääsemine oli juba üks suur õnnestumine ja nüüd, nagu ka naised ise teavad, on kõik boonus. Loomulikult selline sportlik närv, ma arvan, et neil on reede õhtul esimesest mängu sees, nii nagu peabki olema, aga sellist koormat, nagu on ungarlastel, kes mängivad kodupubliku ees ja kes on ka varasemalt naiste võrkpallis nii mõndagi saavutanud, sellist koormat meie naistel küll ei tohiks täna siis peal olla. No mitte ei tohiks, ma arvan, et pigem rõõmuga ja täiega paneme, et olgu siis Eesti naiskonna mängud kõik ka ette loetud veel reede õhtul Ungari Eesti kell 21.30 ja laupäeval siis Horvaatia, pühapäeval Rumeenia. 3 esimest päeva meie jaoks ongi need otsustavad päevad suure tõenäosusega, kui me tahame 16 parema hulka pääseda, ehk siis oma 6 alagrupist 4 parema hulka jõuda, siis tuleb ilmselt 2 mängu nendest 3 esimesest võita, aga nagu öeldud, ei ole tegu meil nõrkade vastastega ja 2 viimasel päeval, siis teisipäeval ja kolmapäeval pärast esmaspäevast vahepäeva mängib Eesti Hollandi ja Aserbaidžaaniga, ehk siis eelmise EM-i 2. ja 4. naiskonnaga. Seal ilmselt saame juba nii-öelda täielikult nautida ja vaadata seda maailma tippklassi ja proovida, kui kaugel meie sellest oleme ja ehk suudame seal näiteks geimivõiduni jõuda, mis oleks juba ise omaette kõva saavutus. Nii et lõppkokkuvõttes tuleb vist nautida seda turniiri ja samas vaadata, et ehk õnnestub ikkagi veel üks ime korda saata. Absoluutselt. No mina arvan ka, et siin pigem seda enesetunnet peavad mängijad ise endale sisendama, et ma olen seal Ungaris ja miks mitte ei sõida sealt veel edasi kuhugi, ükskõik. Kui tagasi tuled, et kõik on endast välja antud, tagataskus pole midagi, et siis saab rahul olla. Ja tulemused võivad väga head olla. Lõpetuseks kogu Eesti rahvas on teie taga, meie naised Nete, Anu, Kristiine, Ingrid, Hanna, Elisa, Liis, Eliise, Julia, Kaisa, Kertu, Kristel, Kristi, Natali ja muidugi ka meie maskuliine treenerite kolmik Andrei, Marko ja Oliver. Olge tublid ja nautige. Meie kuulutame aga tänase saate lõppenuks. Aitäh Anule, aitäh Peetrile siia stuudiosse tulemast ja hakkame siis seda kõike nautima. Ilusat päeva jätku! Aitäh kutsumast ja tüdrukutele tõesti edu. Edu kogu võistkonnale. Eesti kõige põnevamad podcastid on Delfis. Kuula tasku.delfi.ee.